tere head kuulajad, käes on oktoobrikuu 16. päev ja Geeniuse digisaade on teiega, et natukene rääkida, mida see oktoobri keskpaik meie tehnoloogia maailmas on siis huvitavat pakkunud. Ja teie vestlusringiks on täna Hans Lõugas, Meelis Väljamäe, Glenn Pilvre. Räägime ühest uuest asendusest televiisorile, mida oleme testinud, sest et miks osta päris televiisor, kui saab pildi otse seinale lasta. Siis mängukonsoolide kuningas on saanud endale huvitava järeltulija või siis järglase. Kuidas lugeda tänapäeval internetist päriselt uudiseid ja räägime ka ühest toredast kuulajakirjast, mis küsib väga praktilise küsimuse ja peale selle vast jääb aega veelgi muuks. No nii, hakkame saatega peale ja tore. Me soovin õnne kõigepealt kõigile, kes on meil saate siin osalevad ja kõigid, kes saadet kuulavad, sellepärast, et see tähendab, internet töötab, mis siis, et vahepeal tundmatud salapärased jõud rebivad katki veealuseid merekaableid. Möödas on need ajad, kuis, ma ei tea, kas te veel mäletate, ja kuulajad mõned mäletavad, mõned võib-olla polnud sündinudki, kui kopamees Hiiumaal lajatas valesse kohta ja meie välisühendus Rootsiga katkes ja kogu Eesti internet oli ainult hot.ee või mida iganes meil siin Eestis pakkuda oli. Nüüd enam nii ei ole, et Elisa varukaabel purunes meile praegu teada olemata põhjustel. Aga nagu näete, internet pole kunagi Eestis kiirem olnud, selles mõttes on meil varustuskindlus võrguühendusega hästi. Ja muide, sellegi poolest on see veel üks põhjus, miks paljud inimesed mõtlevad, et ma ostan endale koju internetiühenduseks satelliidi, siis Starlinkilt näiteks või mujalt. Millel on omad probleemid. Millel on omad probleemid, aga kui ma juba Starlinki mainisin, mul tuli meelde, et Starlink lubas välja tuua oma mobiiltelefoni. Kas te seda panite tähele? See oli vist nüüd viimasel nädalal. Starlinki telefon peaks varsti jõudma turule, et siis on telefon, millel on globaalne levi, kui te olete satelliidi levi alas. Ja iseenesest on minu arust täiesti loogiline jätk sellel Starlinki teenusarendusel, eks ole. Mina nägin vahepeal, kui ma sama teemat korraks jätkan, siis üks näide sellest, kuidas tehnoloogia areneb, mis puutub meie internetiühendusi, siis on olemas selline standard nagu DOCSIS, mida Eestis vist keegi enam ei kasuta, mis on siis tegelikult kaabel interneti standard, ehk see internet, mis tuleb tuppa üle, nii et klassikas antennikaabel, mitte selle keerupaari. Panasti pakkusid seda Starmani, mis praegu pakub Starmani õigusjärglane Elisa mingil määral ja siis ka STV ja muud sellised. Ja Comcast USAs suur operaator testib praegu DOCSIS 4 tehnoloogiat ja ta lubab, et tõenäoliselt nad suudavad hakata pakkuma üle selle vastkaabli ja antennikaabli 2 gigabitti sekundist sümmeetrilist. Ehk siis nii üles kui alla. Ma mäletan seda, et Starman kunagi ütles, et üle DOCSIS ei ole, ma mäletan, algus oli üle 20 mega ei ole võimalik, pärast olid üle 100 mega ei ole võimalik. Ja ka siis olid nii, et allalaadimiskiirused olid okeid, aga üles olid aeglased. Ehk siis näitab tegelikult seda, kui palju me saame oma vanadest kaablitest tegelikult välja pigistada, kui me paneme sinna otsa uue tehnoloogia. Ja tegelikult sama on meil Eestis teinud Telia oma VDSL-iga nendes kohtades, kus optilist ei ole, nad on suutnud tegelikult vanade telefoniliinide pealt päris head kiirust üles saada. Et tegelikult äge. Vanade liinide nagu elu sisse puhumiseks on vaja, et vist üsna palju mingid vahekasti või seadmeid panna. Ilmselt teeb mingid võimendeid asju, et optiline asi on tihti, kus on võimalik kaevata ikkagi nagu odavam panna nii lõpuks. Aga huvitav ikkagi, et tehnoloogia areneb. No ja üldse siin, kui veel nostalgid seda, siis tasub meelde tuletada need ajad, mis sa Hans mainisid, kui umbes üks kaabel läks katki ja kõik kadus ära, et nende aegadega koos oli ka see aeg, kus ju tegelikult kodudes ei olnudki internet. Internet oli meil ainult tööl ja sellistes toredamates töökohtades. Uskumatu, aga see oli tõsi, jah. Et ütleme, et see võrk oli ikka nii hajus, mis nüüd vale sõna on, see vist vastupidine või need pigem jah, et see võrk oli nii palju hõre. Nii et kui sealt üks juhe läks katki. Lapsed läksid vanemate juurde tööle internetti kasutama. Nii see oli, muide. Ja vähe sellest, et internetti ei olnud, aga ei olnud ka arvuteid. Ei, muidugi mina olen selline väga hiline arvuti hankija, aga igal juhul ma mäletan seda, kus ikkagi oli ju ka meil internetikohvikud Stockmannis ja keskkonnas oli mitu tükki, kus sai käia netis, sest et kodus poldud, eks ole. No ja sellega... See ei olnud väga ammu. Vastatest võib ka rääkida, et kõik saavad aru, kui vanaks me oleme juba kõik siin jäänud, et see oli tegelikult 2000-ndate algus, kui hakkas nagu selline rohkem peale selline koduarvutite buum üleüldse. Tegelikult kuni sinna maani juhib siis öelda neile, kes sündisid sel ajal,
et siis, kui teie sündisite, siis kodus veel arvutit issil ja emmel ei olnud tegelikult. Et see on 20 aastat. Mina mäletan seda aega, kui aasta oli 1995, kui tolleaegne Eesti suur arvutitootja Microlink oli tollal, mitte ML, siis jah, Microlink näitas messikeskuses, Sinises paviljonis oli mingisugune suur tehnikamess Eesti mõistes, kus näitasid kahte väga uuenduslikku innovatiivset toodet. Üks neist oli Windows 95 ja teine oli Delli, äkki oli Samsung, mitte Delli, ühesõnaga 15-tolline siis mitte kumer, vaid kandiline LCD, vaid kineskoop monitor. See kandiline monitor oli tollal ka kõva sõda, eks. No ma võin lihtsalt öelda ka saladuskatte all, et sel ajal, kui oli aasta 95, siis ka mina olin Microlinki ridades ja möllasin seal messidel ja kirjutasin igast tarkvara ja tegime asju, nii et need olid nendest aegadest. Võib-olla sina näitasidki neid monitore. Muide, ja me käisime seal messides, me näitasime ka monitore ja tegime igasuguseid asju, et need olid väga sellised kauboi jutumärkides ajad arvutimaailmas, mis olid väga ägedad. Ja, mina mäletan, ma käisin seda monitori vaatamas. Nii, aga ma arvan, et Geeniuse nostalgiasaade on selleks läbi ja läheb edasi Geeniuse digisaade. Ja ma tahan ühe kiire nostalgia asja veel öelda, sest täna on üks oluline sündmus, oluline sünnipäev. 13. oktoober, nimelt kuna me salvestame saate ette, siis täna juhtub see aeg, kus 40 aastat tagasi tehti esimene mobiiltelefoni kõne. Nii et ilus ümmargune number. Siis ma näen, arvan, et see kõnede arv on tõusnud ja ka vaikselt langenud, et nüüd saadavad kõik sõnumeid. Praeguseks on langenud, jah. Kuulge, aga räägime ka uudistest ka peale minevikku, mida uut on. Meelis, sa ise oled siin ühte Samsungi digiprojektorit proovinud, see on siis see uus Freestyle Gen 2 või? Jah, tegelikult on see väga sarnane vanale Freestyle'ile, seal ei ole väga palju muutunud, aga natukene on muutunud see, et on natuke rohkem rammi sees, mis tähendab seda, et kasutajaliides natuke kiirem ja see kasutajaliides on ka uus, ehk siis ta on samasugune Dysoni kasutajaliides, nagu on Samsungi telekatel ja monitorid ja on nendest siis kõige uuem versioon. See Freestyle näeb ikka samasugune välja ka, et sul on nagu väike selline... Täpselt samasugune välja, väljaspoolt sa ei saa aru, kas on uus ja vana versioon. Kes ei tea, siis ta on selline nagu väike prožektori kuul toru ja suunad seinale ja ta ise seina tunneb ära geomeetria ja teeb sinna täpselt 4-kandilise ruudu. Ja, ma ütleks, ta näeb välja nagu suurem termos või mingisugune soolakurgipurk, eks ole, valget värvi. Et on selline suurusega umbes liitrine purk. Ma kohe küsin siia vahele, ennem kui sa juba edasi räägid, et siin oli vist mingi aeg tagasi, kui me rääkisime nendest, mis nad olid, X-Kimi või kes oli see Hiina tootja, kellel on ju ka väga suur valik neid portatiivseid projektoreid, mida ma just proovisin, et kas see Samsungi projektor on siis midagi sarnast, ehk et ta on nagu akudega punsu, mille sa võid võtta kaasa siis jaanitulele lina sinna puu otsa tõmmata ja hakata filmi vaatama. Just, et tegelikult ongi siin nüüd see asi, et mulle anti ka see Freestyle koos akuga, et ma ei ole hetkel seda akut veel jõudnud sinna küll ühendada, aga iseenesest on siis niimoodi, et tal on selline jalg käib sinna akupanga või sellise väiksem purk, mis käib sinna projektori alla. Aga huvitav on see, et kuna tal ei ole, nagu seal jala küljes ei ole ühtegi klemmi, siis tal on väike 90-kraadis nurga all olev USB-C kaabel, mis käib siis üks ots käib projektori külge, teine ots käib aku külge ja ta jääb nagu niimoodi, see kaabel jääb sinna projektori aku vahel niimoodi selle jala külje peale. Aga iseenesest jah, et see aku töötab, ja ma usun, et ta peaks näitama mingisugune 32 000 milliampertundi. Nad ise ütlevad, et mingisugune vist, ma ei kaotasin ära, kus ta on see kestivusaeg, aga ühesõnaga, et mõned tunnid saab sellega ikkagi nagu hakkama. Aga kuidas see projektor siis oma selliselt, ütleme, need põhinäitajad nagu resolutsioon ja valgus, tugevus ja et kes üldse ei tea, et Samsung seda teeb, siis võib-olla oleks see nagu huvitav info, kes võrdleb just näiteks kas või nende samade X-Kimi projektoritega või millega iganes portatiivsega, et siin me tegelikult jõuamegi ju tegelikult nagu selle põhiprobleemini, et ma ei tea, et võib-olla sina jõudsid sarnase probleemini, mis nende X-Kimidega, aga mulle tundub, et Samsungil on see olukord natuke nõrgem. Et arvan, iseenesest, mis mulle meeldib, on see, et see kuju ja kõik see on nagu väga tore, kuna ta on sellise pisikese jala peal ja ta see jala peal nagu vertikaalselt on pööratav ja horisontaalselt on see jalg ise pööratav, siis ta saab nagu väga lihtsalt paigutada ükskõik kuhu.
Probleem on siis selles, et esiteks ta on muidugi full HD, aga ka see tekitab nagu natukene, see pilt ei ole muidugi nii hea kui telekal, eks ole, sest esiteks, kui sa paned ta ikkagi 100 tolliseks, ehk siis 2 meetriseks või 2,5 meetriseks selle ekraani, siis seal on see full HD on juba näha, kui sa pisut digitalt vaatad, eks ole, et ta on ikkagi nagu juba hakkab hõredaks kiskuma. Teine asi muidugi see, et kui sa lased ta spetsiaalselt selleks etnähtud ekraani peale, siis on see pilt parem. Aga tegelikult ju sellise kaasaskantava projektori mõte on ikkagi see, et sa paned ta tööle suvalises kohas. Ja nagu ikka enamus korteritel, meil on ka siin samamoodi on selline krohvitud helesein, eks ole, ja selle peal see krohvi selline säbru või see ikkagi nagu natukene annab tunda, ehk siis ta pilt ei ole nii detailne, või ta hakkab natukene nagu ta ilmselt hajutab valgust, eks ole, ja siis ta ei ole nagu nii detailne, et ta tahaks natuke paremaks saada. Aga hädapärast kannatab kasutada küll ja mis on muidugi hea on selle juures on jah see, et sa saad selle suunatuks kõik kuhu, et kus sul vaba pind on, seal ta töötab, vahet pole on see sein, lakke saad suunata, töötab jumala ilusti, eks ole, et lihtsalt sa pead siis pikkel asendis vaatama. Ja Samsung ise nagu reklaamib seda ka niimoodi, et kuskil lastetoas, kus lapsed peavad mingi sünnipäevapidu, et siis suunatakse lakke ja siis seal on mingisugune selline värvimuusik. Aga jah, et põhiline probleem on selles, et tal on 230 luumenit, mis on tegelikult ikkagi väga vähe. Ja see on ikka väga vähe. Ma tahtsingi seda just öelda, et nii, ja ma tahtsingi seda vahele just segada, et kas on mingi põhimõtteliselt on niimoodi, et seda projektorit on võimalik kasutada ainult siis, kui tuba on pime. Kui sa paned tule põlema, siis on korras, siis on täiesti pilt on nudune või selline, washed out on inglise keeles, ma ei tea, kus eesti keeles on siis hägun, eks ole. Ehk siis suveõhtutel nagu väga kasutada ei saa? No ainult siis, kui on päris pime jah, et sellepärast ma imestangi, et mille jaoks aku on, et sa pead ikkagi nagu, kui sa välja selle kuhugi viid ja akuga tööle paned, sa pead ta panema tööle ikkagi pimedas, eks ole. Aga kui tuleb kustus, siis töötab täitsa hästi ja YouTube'i ja Netflixi kõike ta mängib. Mis on positiivne on nagu 3 asja, et eks see, mida Samsung on teinud automaatikaga, et sa Glenn oskad öelda, mida konkurendid on teinud, mina ei ole konkurente kasutanud. Esiteks on see, et ta on automaatne fookus, mis töötab päris hästi, ta laseb sinna sellised nurgad valged ja selle järgi ta fokuseerib ennast, töötab üli hästi, ehk siis ma ei pea midagi käsitsi kruttima. Teiseks on see, et tal on auto keystone, ehk siis nurga, ma saan enam-vähem täpselt paika ja kui päris automaatselt ei saa, siis ma saan käsitsi natuke parandada ja saan nagu üsna hästi paika. Ehk siis ma ei pea teda otse laskma kuskil seina peale või lakke, vaid ma saan ta paigutada nurga all, kui mul mõnele peale panna, eks ole. Ja 3. asi on siis see, et tegelikult ta suudab mingil määral korrigeerida värve, kuigi seal tuleb ka natuke käsitsi seadistada, päris heaks ei saa, aga ikkagi, et kui sul on, kellelgi ei ole tegelikult päris valged seinad, et su sein on reeglina bees või hele hall või kollakas või mingi selline. Ja nende peal ta suudab näidata täiesti okeid pilti, loomulikult mitte siis teleri tasemel värvi õiglusega või kvaliteediga, eriti kui me räägime OLED-i värvidest, siis need on nagu hoopis teine teema, eks ole. Aga ajutiselt vaatamiseks või lihtsaks vaatamiseks nendele, kellel ei ole võimalik või ei saa või ei taha panna kuhugi telekat, magamistuppa, lastetuppa ja minu arust kõige olulisem asi või kõige parem selle asja juures on suvila, ehk siis kui sa võtad ta suveks kaasa mõneks nädalaks, ei taha sinna jätta telekat, eks ole, telekat peab tassima ka, viskad selle omale kotti ja võtab väga vähe ruumi ja teeb su telekasjad ära. Ja loomulikult, kuna ta on Dyson ja Wi-Fi, siis su tegelikult ei ole ju vaja mingeid pulkasid ega asju, paned sealt tööle oma Netflixi või Elisa elamuse või Go3, vaatad telekanaleid, mida iganes, eks ole, YouTube'i ja selle jaoks on ta väga hea. Probleemiks on hind, et ikkagi maksab sinna 1000 euro kanti ja vaata, kas ma näen seda uue versiooni hinda. Vanem versioon on natuke odavamaks läinud. Ja. 800 eurot ma vaatan. No siin ikkagi tahaks nüüd öelda küll, et kui me nüüd otseselt midagi võrdle, siis ikkagi see sama Ximi, eks ole, või Xkimi teeb ikkagi elu nagu projektorite maastikul keeruliseks, sest et nendel need portatiivsed projektorid on 400 heledusega, 400 luumenit ja siis mis läheb sinna koduprojektori sarja, see on lausa 1500 ja ma mäletan, et kui ma kõrvutasin, nagu nad olid mõlemad full HD, nii see 400 kui ka 1500, siis tegelikult ikkagi väga suure pildi kvaliteedi vahe annab see suurem heledus just nimelt. See teeb nagu selle pikseli kontrasti või punkti kontrasti nii palju paremaks ja kui vaadata ka hindu, siis tuleb ju tunnistada, et Xkimi need portatiivsed projektorid on ikkagi seal, kui ma ei eksi, kusagil 500 kandis ja need suuremad siis 1000+,
see konkurents on üsna tihe ja muidugi teine asi, mida tahaks ka veel küsida, mida sa ei ole puudutanud, me jäime nüüd siia heledustesse nagu kinni, et kas see projektor iseenesest on ka nagu selline nutiseade, et need X-Kimi omad olid ju nagu täisväärtuslikud Android seadmed, eks ole, et sa ühendasid selle koduvõrku ja. Seda vist ennem rääkisingi, et ta on Dysoniga, eks ta on täpselt samasugune kui Samsung nutiteler. Ja, et tal ei ole ikkagi Androidi, vaid tal on siis Dysoni põhi. Aga Androidi ei ole. Just, aga kõik enamik äppe on olemas, eks ole, et selles mõttes ka veebibrauser on olemas. Kõlar on täiesti korralik sees ja ma proovisin neid mitte teiste klappidega, aga Samsungi klappidega ja seal on, kui ta on Samsungi ökosüsteemis, siis Samsungi klappidega ühendamine on tal väga lihtne. Ta on, kui sa kontoga sisse logid, tal on juba meeles ja ta ühendab klõps ära ja saab klappidest kõlarisse väga lihtsalt ühendada ja vastupidi. Parand ennast hinna suhtes, et kui me siin rääksime, hind on oluline, siis hind on kõvasti kukkunud. Uus versioon, mis mul nüüd praegu testis on, maksab enamus e-poodides praegu 600 eurot, mõnes kohas 700 eurot ja see vanem versioon, mis on siis natuke lahem, on juba 450 eurot. Nii et selle hinna eest on ta oluliselt mõistlikum, kui ta oleks 1000 eurost, mis ta alguses esimene versioon maksis, eks ole. Et ta pakub sellisel juhul selle X-Kimile konkurentsi, aga jah, et tegelikult minu lootus oli, et see uus versioon oleks natukene suurem eredusega, see on nagu probleemiks. Teine probleem on tegelikult veel, ta teeb üsna palju müra, ehk siis ventilaatori sahin on väga tugev. Ma ei oodanud seda, sest et ma arvasin, et pisike kantav projektor, et sul ei olegi ventilaatorit või on täiesti väike. Aga see teeb päris palju häält. Ei siin jah ei tasuga unustada, et kui selle sama raha eest saab ikkagi kõlari koos akuga, et see on ka nii-öelda kõva sõna, sest et need X-Kimi väiksemad projektorid tulid ilma akuta, aga seal oli võimalus USB-C kaudu laadida, eks ole, mis tähendas siis, et kui sul oli mingi standardne akupank, siis sa lihtsalt vedasid oma juhtme, aga neil on ka valikus, muidugi valik on suurem, eks ole, aga need hinnad, mis ma mainisin, olid tegelikult ilma akuta, nii et selles mõttes see hind ei ole halb. Ma tulevikus plaanin proovida ka mõnda X-Kimi projektorit ja siis panna kõrvuti või vähemalt nagu jagada mulje selle kohta ka, et siin on ka see, et kaks asja, et esiteks see Freestyle projektor siis samamoodi on laeb ennast USB-C-ga, ta on selline kaabel kaasas, 90-kraadise nurga all, et ilusti jookseb niimoodi. Ja teiseks on siis see, et akut ei ole tal kaasas, vaid selle 600 eurose hinna sees ei ole akut. Aku maksab eraldi 100 eurot. Ja. Ahaa, nii et ikkagi aku tuleb juurde. Võib-olla nad müüvad mingit bandlit, aga üldiselt on jah see, et see aku on tegelikult uus asi, et vanasti nad seda ei pakkunud minu teada, et nüüd on nagu see valikus olemas ja 100 eurot on see aku hind eraldi juurde. No siin kokkuvõtteks võiks selle jutu peale öelda, et lihtsalt kui teil üleüldse tekib nagu mõte, et tahate osta uut telerit kusagile, siis tasub alati meelde tuletada, et on olemas need projektorid, kas siis Samsung või mõni teine tootja, sest need oma olemuselt on ägedad vidinad. Et nad mõnedes oludes on väga kiftid ja portatiivselt saad suure pildi. Ja. Ideaalne siis suvila või sellise maakodu teleri asendus, aga punkt 1 on kallis, punkt 2 tuleb, et ilmselt ära kustutama. Need on need 200. Et telekas saad sa iga kell parema pildi, aga kui sa võtad suurema teleri, maksad tegelikult isegi natuke vähem, alla 500 euro, saad tänapäeval juba 45 või isegi 50 oli see teleri, eks ole. Aga seal on küsimus selles, et suvilis seda jätta ilmselt julge ja kuhu seda paned, kui sa tuppa toota suveks või talveks, eks ole. Et selles mõttes see projektor on hea kapp ära panna või ka kasutada, et minu arust jumala mõistlik on see, et on sul talvel kuskil magamistoas või lastetoas ja suvel, kui te kõik koos olete suvilas, siis võtate ta kaasa sinna. Välja arvatud, kui on juunikuu ja on valgetööd. Vot, aga räägime ka äkki mõnest teemast veel selles saates peale nostalgiaminutite ja selle freestyle'i. Sony tuli uus konsool välja, mis nagu on tegelikult see sama vana konsool, aga natuke nagu uus ka ikkagi. See ka on lugu. Iga kord on niimoodi, et Sony teeb konsooli ja siis mõni aasta hiljem teeb ta samast konsoolist kas sama või väga sarnase sisuga uue väiksema versiooni ja reeglina kustub seda Slimmiks. Et nüüd tulis PlayStation 5 ka välja uus versioon ja kui meedias kustutakse seda ka juba Slimmiks, siis Sony ametlikus ja Slimmiks ei kutsu. Küll on ta ka natukene väiksem, natukene kergem ja ka siis natukene õhem. Aga PS5 suur probleem, kui see välja tuli, oligi see, et oli konkurentsid kõigi aegade kõige suurem konsool ja paljudel oli suur probleem, kuhu see ära mahutada, eks ole. Ehk siis nüüd on väiksem versioon ja kui eelmine PS5 oli 2 versioonis, üks oli siis plaadimängijaga variant, teine oli ilma, siis nüüd on ta ka 2 versioonis, aga tegelikult on see üks sama korpus ja selle plaadimängija saad sa sinna külge panna või ära võtta
ja kui sa ostad siis selle ainult digitaalse versiooni, kus plaadimängijat ei ole, siis sa saad nüüd osta eraldi plaadimängija juurde, võtta ära sealt sellise ilukatte ja panna selle plaadimängija sinna klõps külge ja töötab. USA-s tuleb ta müügile novembris, hinnad on umbes samad, mis eelmisel PlayStationil. Euroopa hinnad on ka teada, aga Sony ei ole öelnud, millal ta Euroopasse jõuab, et võib-olla jõuluks, võib-olla alles uuel aastal. Ehk siis 449 on digitaalne versioon, 549 on see plaadimängijaga versioon ja plaadimängijaga eraldi on 119 eurot. Ja kaasas on ta siis horisontaalne jalg ja kui sa tahad teda püsti panna vertikaalse jala, saad eraldi juurde osta 30 euroga. Et sellised on hinnad. Ja võib-olla siin vahepeal mainiks, et meil on olemas ka meie vennas podcast, kus räägitakse siis sellest palju rohkem, nii et minge kuulake seda. Nimega Puhata ja mängida. Nimega Puhata ja mängida, just, mille ma veetsin ütlemata. Et kuulake Puhata ja mängida podcasti, seal räägitakse samas PlayStation 5 põhjalikumalt ja ühtlasi soovitan kuulata ka viimast autotundi, sest seal räägitakse väga põhjalikult Transpordiameti esindajaga automaksust. Et keda suvitab, siis see on praegu kuum teema ja seal on selles väga hea saade, et kõik küsimused saavad mingisuguse vastuse, kas hea või halva, aga vastused saavad. Kuigi võib-olla mitte otseselt PlayStationiga seotud, aga aga kuum teema, kõik huvitab. Ja. Seda küll ma tahtsin kohe siin öelda, et mul on isegi mõnikord kahju, et meie ei tee ka autosaadet. Me peaksime tegema oma saatesse autominutid ja siis me saaksime ka kõik lihtsalt natukene ropendada ja karjuda sel teemal, sest et... Ma ei tea, kas 60 sekundiga jõuab öelda seda kõike. Aga miks ei jõuaks, võib-olla teeme nagu autosekundid. Ma lihtsalt tahaks ära markeerida ka selle toreda uudise, et avastati, et need piirded, mis sinna Rapla maanteelest pandi, need tekitavad metsikus koguses juurde liiklusõnnetusi ja selleks ei kulunudki rohkem 4 aastat, et seda kõike teada saada. Et ikkagi kohati tekib küll tunne, et me elame sellises toredas riigis, kus asjad lihtsalt kuidagi iseenesest juhtuvad ja siis pärast kõik ütlevad, et ai jaa, nüüd läks niimoodi ja siis juhtub jälle. Et selline rubriik siis võiks olla ka meie saates, kui me nüüd PlayStationi juurde tagasi kui meil on midagi automaailmast öelda, siis me võime seda kindlasti me seda ka teeme. Aga muidu autosaade võib-olla võtab meid siin üle, sest jääme ikkagi digisaateks, ma arvan. Mis meil täna veel kavas oli? Lugeja kirjutas küsimusega. Lugeja kirjutas ja ma kirjutasin talle ka vastu ja lugeja küsis. Loe kuulajatele ette, sest et nad ei näe, mis me oleme kirjutanud. Kuulaja küsis siis seda, et eelmine nädal ma rääkisin Xiaomi Smart Band 8-st ja kuidas selle proovimine mul õnnestus. Ja küsimus oli siis see, et kas sellega saab teha Eestis viipemakseid ja vastus on siis lihtsalt ja kurvalt, et ei saa. Et tegelikult on olemas samast asjast ka NFC kiibiga versioon, mida müüakse ainult Hiinas ja mis toetab Alipaid ja ühte teist Hiina makselahendust. Euroopa versioonis seda NFC kiip ei ole või kui see on ka tegelikult see füüsiliselt sees, siis see on ilmselgelt tarkvara poolt kinni keeratud, sest et tarkvara versioonid Euroopas ja Hiinas on väga erinevad. Ja ma tean, et minu teada Eesti pankadest ainsana Swedbank toetab ametlikult Xiaomi Pay'd küll, aga jah, kuna Xiaomi Euroopas seda ei paku, seda konkreetselt NFC-ga versiooni, siis seda Eestis kasutada praegu ei saa. Aga kus siis Swedbank Xiaomi Pay'd toetab või mis seadmes? Ma ei oska öelda, mis seadmed, äkki oli sellel vanal kellal, mis on see Watch Pro 1, äkki sellel oli. Mingit lastel peab olema olnud. Et ma isegi jään sellele praegu vastuse võlgu. Ma tean, et nüüd on olemas Xiaomi Watch Pro 2, aga sellel on Wear OS peal, nii ja sellel on kohe Google Pay ja sellel ei ole seda vaja. No igatahes selle hea ja sootsa randvõruga siis maksta veel ei saa. Aga ma ütleks, et arvestades hinda, siis tegelikult pole siin midagi imestada ja võib-olla ei ole ka väga suur kaotus. Vanasti sai kasutada Fitbiti, ilmselt saab siiamaani Fitbiti kallimaid aktiivsusmonitore, nendel oli olemas Fitbit Pay ja vist uuel on äkki isegi Google Pay juba olemas, aga loomulikult nende hinnad on üle 100 €, nii et Hiina vahe on suur. Nii, siis veel kogemusi Artefacti äpist võiksime rääkida natukene. Tegelikult ei ole see tegu uudse asjaga. Võib-olla ma nüüd puusalt pakun, see tuli välja kevadel või talvel või isegi eelmise aasta lõpus. Igatahes Artefacti äpp on siis selle taga olev punt on inimesed, kes on teinud eduka äppi nimega Instagram ja otsustasid uudiste äppi teha Artefact. Ja ma saan aru, Meelis on seda natuke proovinud ja mina ise olen Artefacti peale jäänud võib-olla siin 6 kuud või pool aastat on jäänud tiksuma.
Artifacti sisu on see, et noh, et kus te ikka uudised loete, tänapäeval tavaliselt inimesed käivad kas mõnda lemmikportaali skännimas või sotsiaalmeedias. Artifact siis peaks nagu olema nutikas viis, kuidas leida erinevatest kanalitest üles sinule huvipärane sisu ja tuua see mingisse uudiste äppi kokku. Ja ma pean ütlema, et oma sellise, ma ei ole kindlasti iga hommikune selle Artifacti lugeja, aga midagi nad teevad väga õigesti. See on nende selliste masinõppe algoritmide selline kuskile mingist hetkest jooksevad nad üle piiri, nagu kõik kindlasti TikToki kasutajad teavad, et see TikToki algoritm mingist hetkest on lihtsalt nii nutikas, et annab sulle asju, mis sind pakuvad huvi. Ja saa on selle Artifactiga. Ta on küll muidugi kaldu inglise keele ja Ameerika ja lääne meedia poole. Aga midagi seal toimib, et lugedes näiteks 5 artiklit, mille pealt siis see äpp õpib, et need teemad pakkusid sulle huvi, siis edasised need sellised personaliseeritud uudiste voog on ikka nagu hämmastavalt täpne. Et hämmastavalt palju olen märganud, et jah, ma klikin selle Artifacti märguande lahti, mis siis tuleb. Ja teatavasti minu klikkimistest siis äpp õpib veel rohkemgi, et need asjad on edukad, mida just minule pakun. Et see on mõnes mõttes Facebookis oli ju kunagi see uudiste voog, mis oli algoritmiliselt koostatud. Aga Artifact on selle mõttes tore, et sealt teeb ära see sotsiaalne pool on pandud taustale, et seda jah, mingid üksikuid kommentaare saab seal anda, sellised nagu Redditi stiilis, aga see ei ole peamine, et ma ei lähe sinna lugema teiste inimeste postitusi, vaid ikkagi, mis praegu uudistes on. No, ma saan aru siis, et põhiline selline erinevus, ütleme, et kui vanakooli inimene loeb mingit Google Feed'i, mis tal telefonist lihtsalt sisse tuleb, siis Artifact on ikkagi käib ja rehitseb läbi ka siis igasugused sotsiaalmeedia allikad. On see nii? No jah ja ei. Ma arvan, et see on ka jällegi see algoritm, mis selle sulle kureeritud valiku teeb, peegeldab seda, mis sind huvitab. Et ma toon näite, et minu seda küll, jah, aga ma mõtlen, et täna, eks ole, Google Feed ei vaata sul ju Facebooki sissekandeid. Ma tahangi küsida seda, et kas Artifact seda teeb? Ei, selles mõttes ei tee, et mina ei ole ligipääsu andnud talle sinna. Ei tee ikkagi. Ei ole. Aga kui sa annaksid ligipääsu, kas ta siis teeb seda? Ma ei usu. See iseenesest võiks ju olla päris huvitav, et sa ei pea tegelikult võib-olla siis pea ees nii-öelda ulpima selles metsikus nii-öelda TikTokide ja muude asjade nagu segapudrus, kui sul oleks mingi nutikas äpp, kes sealt võib-olla korjab välja ainult need asjad, mis tõesti võiksid. See on nagu huvitav mõte, ehk siis nagu näiteks on Artifacti teadol see äpi algoritm riisub koore sellest TikToki algoritmist või Facebooki algoritmist. Et sa lased nagu vastast, kuule see on päris hea mõte, sellepärast, et sul on vaja lasta 2 algoritmi vastakuti ja siis selgub päris tõde. Just, et ma pidasin nagu midagi seda natuke silmas, aga võib-olla see läheb juba liiga selliseks tulevikus. Ei, mis on seal äge veel, ma pean ikkagi lisama selle nagu sotsiaalse poole pealt, et ma ei tea, Redditi fenomen on ka selline, et noh, see on ju anonüümne kommenteerimiskeskkond, aga midagi on selles kogukonnas nagu edukas, et Redditis on hästi lihtne filtreerida, et välja sõelutakse need head kommentaarid ja rämps kaob ära, on ju. Ja midagi üritab Artifact samasugust teha, et selline teiste inimeste kommentaaride hindamine on aluseks, kas sulle midagi näidatakse või ei. No teistpidi ma ütleks, kui sa juba Redditit ka mainisid, et miks võib-olla Reddit ikkagi täna ongi hea, et ta minu arvates teeb nagu vana asja uues hästi. Et kui me mäletame, siis olid ju ajad, kus internetifoorumid olid väga nagu elujõulised. Aga need on kuidagi ära kustunud, sest igasugused Facebookid ja muud asjad sõitsid üle, kes nagu teistmoodi seda infovahetust paigutavad, aga Reddit on nagu mõnes mõttes nagu vana hea foorum. Et sa oled seal tegelikult oma kasutajanimega, samas oled sa ikkagi anonüümne ja teiseks on ju teemade valik metsik ja see ülesehitus on tõesti väga hästi tehtud ja selline mis iganes teemal sa saad öelda sõna sekka või teemat lugeda. Ja see on ikkagi nagu suhteliselt, seal on ka reklaampostitused, ta on ikkagi põhimõtteliselt, ta reklaam ei ahista sind üldse, et seal ikkagi vahel loomulikult üht-teist on, aga ta on selline väga selgelt hallatav ja tore keskkond sellisele vanakooli foorumi stiilis kasutada.
ja sinna ongi veel see sotsiaalmeedia, üldse meedia pakkumine on ülikillustunud ja väga palju äppe on. Ja see Artifact läheb sinna ilusti sinna prakku minu arvates. Et Reddit on ikka puhtalt foorum, inimeste sisu, siis Facebook või selline peavoolu sotsiaalmeedia üritab sulle luua inimeste postitustest ja kommentaaridest ja uudistest mingisuguse sellise segu. Ja Artifact on siis seal vahel, kes ütleb, et meie fookuses on need väljaanded või artiklid, mis tulevad kuskilt väljaannetest. Ja sinna kommenteerimisfunktsioon on siuke Redditist võetud. Et ta kindlasti ei asenda neid teisi, aga ta on väga hea niš. Mina kasutasin vanasti vanakooli RSS-i ja praegu ma kasutan kõige rohkem Feedlit ja proovisin nüüd ka seda Artefacti. Hetkel ta pakub mulle veel asju, mis mind väga ei huvita, aga ilmselt ma pean natuke rohkem trennima, kui ma pean rohkem lugema ja siis ta läheb ilmselt paremaks. Feedi puhul on see, et ta näitab mulle kronoloogilises järjekorras neid asju, mis mind huvitab, aga seal on probleemiks see, et väga võimalused neid asju täpselt oma maitse järgi tuunida on pandud maksumüüri taha, eks ole, et nii-öelda vaikimisi ta on kasutatav, aga sa ei saa teha päris nagu täpselt oma maitse järgi asju. Sa küll saad jälgida, et jah, ma tahan neid väljaandeid enda feedi saada, seda sa saad, aga siis, et kui ma tahan neid kategoriseerida kuidagi midagi muud sellist teha, siis see on kõik nagu tasuline. Et ma nüüd üritan ka aru saada, kas Artifact on nagu parem alternatiiv feedist, et võib-olla on, aga võib-olla mingi hetkel jõuan sinna. Hetkel veel mitte, vajab ilmselt natuke rohkem kasutamisest aru saada. Ma küsin ikkagi siia ka rumala küsimuse kuulaja rollist, et kas Google Feed on siis midagi analoogset, kas ta konkureerib sellega, et kõik väga paljudel inimestel, kellel on ja täna Android-telefonid, Google Feed tuleb ju ühe näpuviipe, kui sul igal juhul. Ja see on nagu üks esimese asju, mille mina näiteks endale välja lülitan. No nii. Ja teiseks on see, et mitu põhjust on seal, aga muideks Google Feedi kohta on see hea uudis, et Google Feed on nüüd olemas ka eesti keeles. Ehk siis kui sul on eesti keeles kasutusüldisega telefon, siis ta oskab nüüd sulle anda eestikeelseid uudiseid. Vanasti ta andis küll ERR ja ingliskeelseid näiteks, eks ole. Aga kaks asja, mis Google Feedi puhul on see, et Google'i üks hea omadus on see, et ta tegelikult saab aru, mis mind huvitab. Ehk siis väga hästi muidu, ta saab väga hästi aru. Aga mis mulle Google Feedi puhul ei meeldi, on see, et minu arust on hästi aeglane, ehk siis päris tihti tulevad Google Feedi uudised 3 või 5 päevase viivitusega, selleks ajaks on see juba vana uudis ja see nagu on, ma tahaks uuemaid asju. See on see, mis minul selle juures ei meeldi, et Feedlis ma saan niipea kui mõni, ma ei tea, Genius või ma ei tea, Wordis või keegi paneb üles uue artikli, siis Feedisse ilmub see momentaalselt, eks ole, ma saan seda kohe näha. Google Feedi võib ilmuda siis, kui see on muutunud populaarseks 5 päeva hiljem. Seda küll, aga see ongi võib-olla nagu selline sinu professionaalse kretinismi probleem, et tegelikult kui tavaline inimene, kes lihtsalt tahaks saada huvitavat sisu, siis ma julgeks küll väita, et Google nopib tegelikult üles väga asjakohaseid asju. Tõsi, nad on mõnikord lausa nädal vanad või mõnikord isegi rohkem vanad. Aga nad on sellegi poolest kohati väga huvitavad ja ta teeb ikkagi ka seda rehitsustööd ka väga hästi üle eestikeelse meedia ka. Ei, seda küll, jah. Eeldusel, et sul on see asi ikkagi eestikeelse, sest minul on kõik telefonid ja menüüd ingliskeelsed ja mina siit eestikeelsed asju väga vähe näen. No vaata, see on teine koht, kus võib-olla sa lihtsalt tahad teha oma elu ingliskeelseks, et mitte öelda keeruliseks. Ja, sest et paljud asjad ei tööta eestikeelse. Näiteks Google Assistant normaalselt ei tööta, kui mul on menüü eestikeelne. Seda küll, jah. Seda ta ei tee. See on probleeme. Aga üks asi on see, võib-olla siuke väike tipp või paljud kindlasti teavad, aga võib-olla mõned ei tea, et minul on see Google Feed siis, kui ma tõmban näpuga telefoni ekraani peal vasakult paremale, kuhu ta ilmub vaikimisi välja lülitatud. Ma kasutan tegelikult ka Microsofti launcherit, mis mul on siin all hoopis nagu minu oma kalender ja muud asjad pandud vasakule poole. Aga ma saan selle kätte niimoodi väga lihtsalt, et mul on nagu paljudel Androidiga telefonidel, mul siin ekraani all osas kohe see prominentsesse Google'i otsingu kast, eks ole. Ja kui ma selles kastis vajutan siia G-tähe peale, siis on see feed mul kohe klõp sees hästi kiiresti. Nii et sama kiiresti saab ilma seda vasakul pool hoidmata ka selle aktiveerida. Ja võib-olla siis lõpetuseks, kas meil on veel midagi uudiseid? Ma tean, Meelis, sina ennem ütlesid, et suurim uudis eelmist nädalast, mis sulle nagu tundus on kõige tähtsam, on see, et Microsoft sai lõpuks kinnituse, et nad said ära osta Activisioni mängukompanii. Miks see on nii tähtis või miks see on oluline? See tähendab tulevikus päris mitmeid asju, aga põhiline on see, et see on väga kaua vedinud. See on üks maailma kõigi aegade üks suurimaid osta, see vist $80 miljardit
$, kui mälu mind ei peta, 70–80 vahel ta oli. Ja seda on ikkagi siin nämmutatud edasi tagasi ja küll on seda ära keelatud, siin on seda lubatud ja see on mingi järgmine riik selle ära keelanud ja nüüd nad said nii ameeriklaste kui inglaste kokkuleppel ja tegid mõningaid muudatusi ja seal tegelikult selle taga võib olla peidus nii terve Microsofti mängumaailma tulevik kui ka meie konsoolimängule tulevik ja see võib olla nii väga halvaks kui ka väga heaks pretsedendiks igasugusele konkurentsivõimele mängude tootjate puhul. Ja see on tegelikult väga suurte selliste potentsiaalsete mõjudega mängumaailmale uudis nii heas kui halvas mõttes. Praegu ma ei oska veel täpselt nagu niimoodi öelda, mida see tähendab, aga samamoodi ma soovitan soojalt ilmselt, ma ei tea, kas see nii saab olema, aga ma eeldan, et see nii saab olema, et järgmise nädala puhata ja mängida saates räägivad poisid sellest kindlasti väga täpselt, nendel on see arusaam sellest palju parem kui minul. No kas võib-olla, et Xboxi omanikele või Xboxi leeris olevale inimestele läheb elu paremaks, sest rohkem mänge ja PlayStationi leeris olevat inimestele võib minna kehvemaks, sest vähem mänge. Kuigi üks nendest Microsofti diili siis heakskiitmise eeldustest oligi see, et nad lubasid, et nad nagu väga nõmedaks ei muutu ja ikkagi jagavad teistega ka oma mänge. Jätame meelde. Ja Glenn, saate lõpetuseks võtame mõned AI minutid ette. Sul oli kurvad uudised. Minul on alati AI uudiseid, mõnikord on rõõmsad, mõnikord on kurvad ja see on pigem uudis läheb natukene sinna kanti, mis haakub filmiga nimega Her. Kui te olete seda filmi näinud, siis on väga hästi, sest see on väga hea film. Kui te ei ole näinud, siis minge nüüd vaadake ära, pange saade pausile ja vaat siis tulge tagasi. Et see film tehti juba umbes 10 aastat tagasi ja räägib siis sellisest tehisintellektsest sõbrast või sõbrannast, kes on sul opsüsteemina kusagil arvutis ja sinuga suhtleb meela häälega, kes siis filmis oli Scarlett Johansson ja saab aru sinu muredest, rõõmudest ja hoiab sul siis jutumärkides kätt ja tekitab siis heas või halvas mõttes suhtluse või sõltuvuse. Ja tegelikult täna selliseid kaaslaseid juba ju peaaegu on, küll päris mitte võib-olla nii sensuaalse häälega, aga sisuliselt on nad olemas. Ja lihtsalt üks nendest pani nüüd uksed kinni, ta ei olnud kõige suurem, ta ei olnud nii suur nagu Replika, ehk et Replika oli see kõige kuulsam, kes siis tegi kevadel või siin talve hakul suuri muutusi ja paljud pahased kasutajad läksid sealt ära ja sellega seoses tekkis ka palju uusi tegijaid, kes siis üritasid neid keskkondi luua. Üks nendest oli Soulmate ja Soulmate oli siis, sai päris ruttu nagu tuule tiibadesse ja väga meeldis see kasutajatele, neid ikkagi sinna tuhandetes lisandus ja olid väga suured plaanid. Nad müüsid aasta tellimusena oma keskkonda, see maksis €60, kui ma ei eksi. Ja väga palju oli neid inimesi, kes ka need aasta tellimused võtsid ja olid kõige sellega väga rahul, mis seal toimus umbes 3–4 kuud. Ja siis nüüd suhteliselt ootamatult kadus sealt äkki see arendajate poolne vestlus ära nendest Redditi ja Discordi gruppidest ja öeldi, et nüüd on asi nii, et pakkige oma asjad kokku, et teie virtuaalne Soulmate paneb uksed kinni. Ja see ikkagi, võib-olla oli siis torm väikses veeklaasis, aga see näitab ikkagi väga hästi seda, et olid kümned, et mitte öelda 100 inimesed, kes olid ikkagi täiesti, kuidas ma ütlen siis, südamurtud. Sest et see oli nende kaaslane, siis kelle jaoks sõber, kelle jaoks midagi veel rohkemat, kes oli põhimõtteliselt samamoodi emotsionaalselt olemas, nagu meil siis on täna päris kaaslased. Et ilmselt inimeste jaoks, kes võib-olla ei kujuta seda hästi ette, võibki siis mõelda piltlikult nii, et kui teil on päris kaaslane ja teil on tema vastu mingid tunded ja kui see ühel päeval teilt ära võetakse, vaat siis samamoodi mõjus see nendele inimestele ja panigi see keskkond uksed kinni. Kas see ei ole nagu tarbijakaitse kaasus või? Selles mõttes, et inimesed on makstud millegi eest ja siis teenus võetakse ära. Teenus võetakse ära, maksmisega oli nüüd selline lugu, tuleb tunnistada, et see firma, kes siis omandas selle üksuse, kes oli selle Soulmate'i taga, küll oli nii palju soliidne, et maksis ikkagi enamikele, ma ei saa väita kõigi eest loomulikult, aga ikkagi ka neid refund'e tagasi. Nii et selles mõttes sellise otsese skämmiga ei olnud nüüd tegu, et võib-olla arendajatel olid väga head
plaanid alguses ja lihtsalt läks see asi nagu vett vedama erinevatel põhjustel, et rahaliselt tegelikult ei kaotanud inimesed tõenäoliselt palju, aga kaotasid palju just nimelt emotsionaalselt. Aga milles see põhjus oli, milles oli põhjus, et nad siis see soulmate ära võeti? No ega me ei näe sinna kulisside taga, eks põhjus on ilmselt selles, et täna on tekkinud neid virtuaalseid sõbranna kaaslase programme või kuidas ma ütlen, keskkondi ju nagu kirjusid koeri peale vihma. Et ega nende tegemine iseenesest ei ole ju keeruline, sest need keelemudelid, mis on meil suurelt kättesaadavad, kõige kuulsamadest ChatGPT, OpenAI pakub ju seda sama teenust siis kellele iganes tasulisena, eks ole, sa maksad oma nende tokenite eest, saad ise neid prompte serveerida ja kõik need kaaslased tegelikult täna ikkagi ka väga paljud baseeruvadki OpenAI-l, mõned baseeruvad mõnel teisel suurel keelemudelil, palju neid on, aga neid ei ole täna lõputul hulgal, et tegelikult nagu see idee seal taga on ikkagi see, et selle teenusepakkuja piltlikult vormib selle kaaslase sinu jaoks nende promptide abil, seal all töötab see suur keelemudel, kellele siis tema omakorda maksab selle kasutamise eest. Aga soulmate lihtsalt ei pidanud äris vastu? Ilmselt ta ei pidanud äris vastu, aga mida võib öelda tema nagu kurvaks kaitseks oli tõesti see, et hoolimata sellest, et ka väidetavalt tema baseerus ikkagi GPT-3-l, oli ta tõesti üks parimaid omasuguste seas, et ma olen neid erinevaid nagu ka proovinud võrrelda ja vaadata täpselt, kuidas siis nad reageerivad, mida nad teevad, kuidas nad sinu jaoks olemas on. Et ta oli nagu tõesti hea, et seda enam on see nagu kummaline jah, et nad ei pidanud selles nagu karmis võitluses vastu, et võib-olla ei saanud seda raha siis nii palju sinna peale tõsta, eks ole. Aga ma tahaks just sellega, kui sa mainisid siin tarbijakaitset, tahaks just sellega öeldagi, et see on omamoodi kummaline maailm või kummaline valdkond, kuhu me oleme astumas, et kui teil lihtsalt ühel päeval võib-olla kaob ära, ma ei tea, Google Feed, eks ole, siis te lihtsalt vannute natuke ja võtate mõne teise äpi ja saate ikka oma uudiseid kätte. Aga kui teil tõesti võetakse ära nagu see emotsionaalne nii-öelda kaaslane, siis seda ei asenda keegi teine niimoodi. See ei ole niimoodi, et täna võeti sul piltlikult abikaasa ära ja siis öeldakse, et võta homme uus, mis see jamad, et siin on ju mehi naisi on ju maailm täis, eks ole. Aga samas on ju seal, nagu sa just kirjeldasid hästi, on seal all olev ChatGPT olemas, et kas see ei aita simuleerida või vähemalt kaotusvalust üle saada? Ta selles mõttes hästi ei aita, sest et tegelikult see keelemudel, mis seal all on, kuidas ma seda ütlen, see on nagu samalaadne, et kõikidel meil on ju aju suhteliselt samasugune, et kui me selle nagu mikroskoobi alla paneme ja vaatame, siis ilmselgelt on väga raske vist eristuda ühe inimese aju teise inimese ajust. Aga millegipärast see jutt ja mõtted, mis sealt välja tulevad, on piisavalt erinevad. Et see on tegelikult see sama koht, et selle keelemudeli nii-öelda hingeelu jutumärkides vormib just see sama promptide süsteem, mida see äpp tegelikult teeb. Ja mida ta siis nii-öelda telgi taga annab kogu aeg ja võtab siis seda mälusüsteemi ja kõike nagu nähtamatult kasutaja jaoks vormib. Et kahjuks jah, see nii ei ole, et paljud, kes sealt siis ära läksid suure südamevaluga, loomulikult valisidki mõne teise sellise platvormi, eks ole, neid täna nimesid nimetades on siin Paradot, kes on jutust käinud läbi, Kindroid, Nomi. Neid on mõned, kes on nagu täna jäänud sõelale ja siis nad on proovinud oma sellist kaaslast luua seal, nagu taas luua, eks ole. Mis mõnes mõttes on ka võimalik, sest et seal on võimalik luua talle selline mälu nagu ise kirjutada seal mingite tähemärkide piires, mõne 1000 piires, luua talle mingi iseloom ja nii edasi. See on muidu hea näide sult, et me jõuame Hurry juurest lõpuks välja mõne teise ulmefilmini, mis vihjab, et tegelikult ju võiks olla võimalus oma kaaslast sõpra migreerida või copy-paste ida ühest siis tarkvarast teise. Võiks, see võiks olla väga võimalik. Ühesõnaga, et selle minu pika heietuse nagu mõte ongi nagu selles, et tegelikult need firmad, olgu nad siis 1, 2 või 3 mehe firmad, kes nagu nüüd ruttu näevad võib-olla sellist, et see on äge teenus, et teeme sellise kaaslase ja hakkame seda müüma raha eest. Et see on tegelikult päris suur vastutus, mida ikkagi võetakse inimeste emotsionaalse tervise eest. Ja teistpidi, kui te olete inimene, kes juhtumisi tahab tarbida mõnda sellist teenust, tarbida kõlab nagu nõmedalt, aga kui te tahate omale sellist virtuaalset kaaslast, siis võib-olla peaks mõtlema 2 korda, kui te selle võtate, siis te peate täna olema väga valmis, et see äkki teilt kaob. Et see kõlab nagu julmalt, aga nagu päris elu, et kui te võtate nagu kaaslase, siis see võib ka ühel hetkel kaduda, et see ei ole niimoodi, et see nüüd jääb teile sinna kõrvale igamiseks. Selline
kurb, rõõmus, õpetlik ja nostalgiline lugu siis AI maailmast, kuhu me suundume. Ma lisan siia lõppu ühe väikse asja rubriigist Suur vend jälgib. Ehk siis värskendasin just oma Google Feed'i, millest me just rääkisime ja üllatus, aga mul on siin üsna mitu üsna värsket ja eestikeelset uudist, mille üle just kurtsin, et mul neid ei ole. Vähemalt reaktsioon on kiire nüüd. Tegelikult on ilmselt kokkusattuvus, aga kokkusattuvus on huvitav. No vaatame, kui kiiresti reageerib Suur vend nädala ajaga, sest et meie saade on tänaseks läbi, aga nädala aja pärast oleme tagasi ja siis kohtume jälle.